Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime 4 olulisest põhiteemast või ütleme, need on võtmed uuele maale sisuliselt. Ja nendeks 4 võtmeks on esiteks kooskõla, harmoonia. See on teiste sõnadega südame ja kavatsuse puhtuse ja siiruse täielik vastavus oma mõtetele, tegudele ja sõnadele. Ütlen veel kord. Südame ja kavatsuse puhtus ja siiruse täielik vastavus sinu mõtetele, tegudele ja sõnadele. Teiseks, ühtsus. Ja see tähendab seda, et me kõik oleme allika lapsed ja allika poolt loodu. Me oleme ja oleme alati olnud üks suur perekond. Ja seetõttu on kõik ja me igaüks oleme omavahel seotud ja energianiitidega ühendatud. Seega ühe inimese sõnad ja teod, olenemata sellest, kas nad on väikesed või suured, mõjutavad alati tervikut. Täpselt nii nagu üks veetilk, olenemata selle suurusest, tekitab vees mingi lainetuse. Ja sellepärast kõik meie teod ja sõnad mõjutavad kõike meie ümber ja kogu meie maailma. Kolmandaks on tingimusteta armastus, võiks öelda jumalik tingimusteta armastus. See on armastus, mida antakse ja jagatakse siis ilma ootusteta, ilma vastutasuta midagi saada. Ja see ei anna hinnangut. See on täis siirust, sellist siirast andestust ja kaastunnet. See armastus ei pea alati nõustuma kõigega, kuid samal ajal ta ei püüa teisi muuta ega sea teistele ootusi. Ta aktsepteerib teisi sellisena, nagu nad on, hoides selle armastuse ja seda armastuse ja kaastunde ruumi. Jah, ego on inimeseks olemise oluline osa küll ja see aitab ellu jääda ja ka elada teatud mõttes. Aga ego põhine armastus ei tähenda tingimusteta armastust ja tingimusteta armastuse kehastamine ei tähenda ka egost vabanemist, vaid selle ümberkujundamist tingimusteta armastuseks ja kaastundeks. Ja 4. punkt on tasakaal. Sest universumis ja looduses on alati tegemist tasakaaluga. Sest näiteks kui vaadata sellist näidet, et päike ja vihm, siis ainult päike põhjustab põuda ja ainult vihm põhjustab üleujutusi. Ja maa vajab mõlemat selleks, et olla tasakaalus. Ja allikas on loonud selle tasakaalu. Ehk siis nii hea kui halb on loodud looja poolt ja seetõttu ei ole see, et üks on halb või kuri, vaid asi on selles, et pigem on üks tasakaalust väljas. Või siis asi on tasakaalust väljas, et üks pääseb rohkem mõjule. Ja niimoodi viib see ka läbi selle teiste kahjustamisele ja nendele probleemidele, olgu see siis tahtlik või mitte. Ja kooskõla, ühtsus ja jumalik tingimusteta armastus on kõik väga tihedalt omavahel seotud ja seda on vaja selleks, et saavutada seda 4. punkti ehk siis tasakaal. Täna siis selline sõnum. Ilusat päeva.